kuna lõpuks tuli otsus treeneriga, et me lükkame lavale mineku edasi, siis ma tundsingi, et okei, et ma pean päriselt nagu need asjad käsile võtma, sest räägime mingi hetk ka sellest, et miks see on oluline, et naistel toimuks regulaarne menstruatsioon ja et sul oleksid hormoonid paigas, sest kui sul ei ole, ma ütlen ausalt, üks asi on jah see muidugi, et viljakus on ju, aga teine asi on pikas perspektiivis, see on sulle nagu mega kahjulik, et räägime sellest ka. Aga mis ma tegelen, siis ma tean, et niikuinii mul asjad lähevad pekki, siis see on teada-tuntud, lavaprep, kõik see, väike kaloraaž, suur stress, no ega see hormoonidele ei mõju hästi, niikuinii mul päevad kaovad ära, et noh, mida ma nagu tegelen selle teemaga, kui pole nagu pointi. Ja siis, aga kui siis oli see, et okei, lähme kevadel lavale, siis ma üldse hakkasin uurima, et noh, millest see nagu tingitud on. Ja siis ma sain aru, et see on nagu päriselt nagu mingi teema, et see ei ole lihtsalt see, et ma ei tea, võtsin pille ja nüüd võtab natuke rohkem aega ja nüüd on nagu asjad pekkis, on ju, vaid see on nagu päriselt nii-öelda sündroom, see on päriselt nagu ravitav ja nagu see on nagu, mitte, ma ei ütleks haigus, aga noh, võib tituleerida kui haigust, ütleme nii. Sain siis teada, et mul on polütsüstiline munasarjade sündroom.